Nimelt Tartus on üks väga-väga põnev projekt hoogu kogumas ja ega siit distantsilt 200 kilomeetri kauguselt päris täpselt esialgu aru ei saagi, millega on tegemist, aga õnneks meil on õige inimene, kellele küsimusi esitada. Ja oleme otsepildis Tartusse, kus ei saja, kus peaks olema päris ilus ja me läheme Mikro-Veneetsiasse. Meil peaks olema Raul Oreskin nüüd meiega liitunud. Tere hommikust, Raul! Ja tere hommikust ja tervitused kõigile kevadisest Tartust otse Mikro-Veneetsia südamest. No kuidas see nüüd, kus see Mikro-Veneetsia nüüd seal täpselt siis asub? Sest ma olen ka ikkagi Tartus omajagu aega veetnud. Ma ei teadnud, et Tartus Mikro-Veneetsia on. Ja, ega see tegelikult ei olegi väga ammune projekt, et Mikro-Veneetsia nimi kleepus meile külge võib-olla umbes aasta-poolteist tagasi. Ja me saime selle tänu ühele ajakirjanikule Arvo Uustalule, kes tegi sellest projektist ühe ajakirjandusliku loo ja tõi paralleeli siis omakorda Narva-Veneetsiaga. Me teame, et Narva-Veneetsias on Narva veehoidlasse tekkinud sellised garaaživillad ja selline suvilad ja daatšad. Ja siis, kuna ka meie Mikro-Veneetsia tegelikult asetub nõukogudeaegse garaažikompleksi asemele hakkab tekkima, siis tuli see paralleel sealt tegelikult Narvast. Ja kuna meil on siin ka väga palju kunsti tekkinud, nii tänava kunsti kui ka siis tegelikult nüüd avatud ka lausa galerii, siis tundus see Mikro-Veneetsia nimi väga sobilik. Ja ma ei tea, kui ma palun, et kaamera natuke läheks tahapoole ja siis ma pisut seletan, kus me siis asume, et minust tegelikult paremale jääb kohe kesklinn ja ainult 5 minuti kaugusel on botaanikaaed. Ja minust vasakule jääb Lodja koda ja Emajõe rand ja tegelikult otse minu selja taga seal, kus te näete papleid ja paplite peal ka hakkide pesasid, kes väga kõvasti ja valjusti teevad häält. Ma ei tea, kas seda on kosta ka Tallinnasse. Et siis tegelikult siin pappide taga on kohe Emajõgi ja kui Emajõest üle ujuda, silda veel siin pole, tulevikus peaks tulema, siis tegelikult minu selja taha jääb kohe supilinn. Nii et me asume tegelikult väga Tartu südames ja siia tulla on tegelikult väga lihtne. Aga ma ei tea, äkki jalutame natuke edasi, et tutvustan teile pisut ka seda Mikro-Veneetsia kunstielu. Et esmalt, mida te nägite, siis minu selja taga oli Ukraina kunstniku Viktoria Berezina teos. Ja Viktoria on siis see kunstnik, kellega ma olin kirjavahetuses, kui täiemahuline sõda algas ja ta elas siis tollal Hersonis ja sellest tema kirjadest kujunes välja selline avalik päevik, mis täna on saanud ka raamatu kuju ja mul on väga hea meel, et üks tema teos on ka tegelikult siis siin Mikro-Veneetsias olemas. Ja nüüd neil päevil tegelikult valmis ka Tallinnas Telliskivis üks Viktoria suur tänava kunstiteos, nii et tallinlased saavad ka tegelikult Viktoria kunsti näha ka Telliskivis. Ja siis praegu minu selja taha jääb siis väga Tartus armastatud kunstniku Kairo tänavakunsti teos, mis on saanud täiesti uue käekirja siin Mikro-Veneetsias, et väga paljud on küsinud, et kes selle teose autor on, sest siit võib-olla nagu tabapärast Kairot isegi ei tunne ära, aga Kairo ütleski, et ta sai siin Mikro-Veneetsias täiesti uue hingamise, et see Veneetsia õhk nagu mõjus talle nii hästi, et tal tekkis täiesti uus käekiri, mis loodetavasti siis tema loomingusse pikema pitseri jätab. Ja praegu me tegelikult oleme siin ka sellistel nagu justkui tühjadel kohtadel, kuhu on tekkinud väike kogukonna aed, aga tegelikult need on kõik siin maha võetud vanad garaažiboksid ja siia asemele tekivad minimajad, loodetavasti õige pea. Et täna siin keskkonnas on juba 3 valmismaja ja 3 maja, mis on siis ehitusjärgus, et nad siis peagi saavad valmis ja kogu selle idee autor on tegelikult arhitekt Tiit Sild, et väga pikalt Tartus otsisid urbanistid, arhitektid, kunstnikud sellele piirkonnale sellist uut hingamist või ideed, et kuna siin on 32 garaaži, igal garaažil on oma omanik ja 32 erineva arvamusega on väga raske võib-olla ühist keelt leida ja midagi ühiselt siin siis nagu ehitada. Et siis kuidagi see arhitekt Tiit Sild võttis kätte, ostis mõned garaažiboksid ära, ehitas minimajad, sest teadupärast ju 20 ruutmeetrise maja ja kuni 5-meetrise kõrguse maja võib ehitada ilma ehitusprojektita ja andis nagu nii on ta nagu tee otsa lahti, et mis selle keskkonnaga teha võiks. Ja nii ongi siin riburadapisi siis uued majad tekkinud ja ka meie maja, mis on tõesti kontseptsioonilt võib-olla natuke segane, aga püüame täna selle selgemaks rääkida. Avamine oli laupäeval. Ja natukene Raul korraks.
natukene sellest samast majast võib-olla, kuna meil väga palju pole, siis sinna maja juurde sa võiksid äkki oma sammud ka seada, sest ma saan aru, et see on väga oluliseks osutunud. Kas see maja, mille see vähemasti nii-öelda avalikkuse ette jõudnud pidulik nimi on Eesti Paviljon, mis ka võib-olla natukene tekitab segadust, et neid Eesti paviljone me tavaliselt või selle nimelisi objekte me oleme ju harjunud kohtama nagu näiteks päris Veneetsias, aga mida see tähendab Tartu kontekstis? Ja, et kui see Miga maja avamine, Miga ehk Mikro Veneetsia maja avamine juba hakkas nii-öelda nagu sellist kindamat raami võtma, siis meil helistas kunstnik Sandra Jõgeva, kes oli just valmis saanud ühe Veneetsia teemalise videoprojekti ja küsis, et kas me tahaksime äkki Mikro Veneetsias seda esitada ja meile kuidagi nagu tundus, et väga tore on ju avada mikrogalerii siis Veneetsia teemalise videoinstallatsiooniga ja kuidagi see teetähis hakkaski meid siis nagu sinna suunama ja hakkas võtma vormi, et see ei ole lihtsalt enam mikrogalerii, vaid me avamegi Eesti paviljoni siin Mikro Veneetsias ja siin näebki siis Eesti paviljonis Sandra Jõgeva näitust, kas sa tead, mis Hanif Qureshiga juhtus ja selleks peab tulema kohale, et saada teada, mis temaga juhtus ja nii me selles rütmis töötasime ja täna tõesti on see paviljon avatud, mis ühtlasi tegelikult, teen natuke veel võib-olla segasemaks, saab olema ka meie kodu, et mina ja galerist Kaili Kask siis oleme selle Miga maja ehitanud ja siia ka peagi sisse kolime, aga ma kutsungi teid kohe tegelikult siis külla, et vaatame, kuidas see maja praegu välja näeb või see Eesti paviljon õigemini. Et hetkel võib-olla on ta isegi nagu täitsa galeriilik, et sellised valged seinad, ekraanidel toimub mingi elu, liigume teisele korrusele. Jälle kõik on väga selline valge, küll ruutmeetrid ei ole võib-olla näituse saalile kohaselt väga palju, aga siiski selline tunnetus on galeriilik, aga tegelikult me plaanime siia ka sisse kolida kohe, kui meil Peipsi Venetse Baronja galerii suvehooaeg läbi saab ja sügisest. Me soovime siin majas siis elada sellist elu, et me elame siin, töötame siin ja aeg-ajalt avame ka publikule, nii et selline kontseptsioon on sellele mikrogalerii. Ja kui me seda maja planeerisime, siis muidugi me mõtlesime, et kuidas me see 36 ruutmeetri peale selle kõik ära mahutame, aga siis tuli appi fantaasia ja tegime palju aknapinda, et siis seda avarust majja juurde tuua. Meil on isegi väike rõdu. Ja vaadake seal all on meil siin isegi kassi nägite ka ära, et see on meie Mikro Veneetsia kassruut ja Raul, me peame vist tegelikult tänama sind selle tuuri eest ja ütlema, et äkki jätame midagi ka avastada nendele inimestele, kes päriselt kohale tulevad, et me ei saa siin ikkagi varahommikuses tele-eetris veel kõike päris ära reeta, aga ma usun, et reklaam oli vägev, et kes teeb otsingu, otsides Mikro Veneetsiat Tartus, saab siis juba täpsemalt teada, et kuhu ikkagi minna ja millal minna. Ja muide, mina sain aru küll nüüd, kus see on täpselt. Nii et ma luban, et ma mingil hetkel astun sealt läbi. Kas see võib igal ajal tulla, Raul, põhimõtteliselt või? Me tegelikult galeriina oleme avatud laupäeviti ja pühapäeviti, et esmaspäevast reedeni on siin selline tavaelu, et siis me teeme köögis süüa ja hommikul ärkame ja käime duši all ja meil on isegi väike saun siin, me saame saunas käia, aga siis laupäeviti, pühapäeviti avaneb siin galerii ja me muutume siis kunstisaaliks, paneme ülikonnad selga, oleme galeristid ja ootame inimesi näitusi vaatama. Ülikondasid meil muidugi ei ole, aga ühesõnaga, et siia tulla väga-väga tavalistes riietus ka. Väga tore. Raul, suur aitäh selle kiire ringkäigu eest ja toredat päeva jätku sinna Tartusse. Aitäh teile ka kõigile toredat tervitusi.